raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Tere tulemast vaatama ja kuulama raadiosaadet Räägime asjast. Me räägime asjast Root FM'is ja Ring FM'is ja me oleme YouTube'is Räägime asja kanalist, Facebook'is Räägime asja kanalist Mardi ja minu Facebook'i leheküljelt saab vaadata, minu X'i leheküljelt saab vaadata. Kõikjale pange like. Täna oleme siis nagu ikka stuudios kahekesi, Mart Helme ja mina Martin Helme. Meil on 3 teemat. Esiteks me räägime sellest piinlikust palaganist, mis on käima lükatud või käima läinud seoses presidendi valimistega, kus sotsid ja Eesti 200 ja Reformierakond siis üksteisele esitab süüdistusi valetamises ja ega kõik süüdistused on kõigi suhtes ilmselt õiglased. Ja siis me teiseks räägime, nüüd valitsus teeskleb, et talle läheb korda Eesti inimeste toimetulek ja nemad jätavad ära ühe maksutõusu. No see tegelik maksuplaan on EKRE ammu välja töötatud. Käime selle veel kord üle, et keegi ei ütleks, teil ei ole ka häid plaane. Meil on alati head plaanid. Ja kolmanda teemana me võtame vaatluse alla selle, mis seisus siis on NATO, meie igipõline tuumavihmavari ja ei iial enam üksi NATO. Ja tegelikult on ka Euroopa Liidus ülemkogu. Euroopa Liidu ülemkogul arutatakse asju, kus tegelikult ma arvan lahendusi lõpuks ei leitagi. Et mis seisus on Euroopa Liit ehk siis need 2 ilmasammast, millel on Eesti taasiseseisunud Eesti poliitilise peavoolu selline enese usk ja enese teostus püsinud on mõlemad mu meelest alt minemas meil ja plaani ei ole. No ja need 2 sammast, mille peale on üles ehitatud see tohutu bürokraatlik aparatuur, mis Eestit lämmatab ja Eesti inimesi surub mingisuguse koloniaalorja staatusesse. Ja kõigile ma tuletan ka seda meelde, et meil on käimas kõnetuur Ärka Eesti ja kõnetuur jõuab eeloleval nädalal 26. ja 27. Siis kõigepealt 26. märtsil oleme me Tartus ja 27. oleme me Jõgeval, nii et tulge kõik kohale. Üritus on väga tore ja väga optimismi ja energiat ja usku süstiv. Täitsa äratab üles. Lähme siis presidendi valimiste juurde. Presidendi valimiste kampaania on selles mõttes naljakas asi, et ega kui lehte loed, siis nagu ei saakski aru, et inimesed valida ei saa. Kõik räägivad siin sellest, kes keda toetab või ei toeta ja mis eelistused on ja kes on populaarne. Sellel ei ole mingit pistmist presidendi valimistega. Presidendi valimist tehakse ära parteide tagatubades, nii on alati olnud, nii oli eelmine kord, nii oli üle-eelmine kord, nii oli ka üle-eelmine kord. Viimane kord, kui presidendi valimised ei läinud nii, nagu Süvarik ette nägi, oli 2001. aastal, kui Arnold Rüütel sai presidendiks. Aga see asi klaariti ära Kadri Orgiaga ja teist korda ta ei saanud. Nii et see on parteide tagatu asi ja nüüd me näeme seda, kuidas parteide tagatubades missugused need, kui lapsikud, kui madalad ja kui alatud need võtted seal on tegelikult. Et kõik erakonnad tahavad loomulikult eriti ennast vältimatuks võimuerakonnaks pidav Reformierakond tahab, et neil ka Kadriorus istuks oma inimene. Et ei tekiks igasuguseid tülikaid, tõrkeid, kui Kadriorus istuv tegelane peab heaks kiitma mingisuguseid Riigikogus massiga läbi surutud eelnõusid, mis tegelikult on ilmselgelt põhiseadusliku riivega või lausa põhiseaduse vastased või isegi kui formaaljuriidiliselt on võimalik neile mingisugune kate leida, siis tegelikult hävitavad Eesti suveräänsust, hävitavad Eesti rahva heaolu ja otsustamisõigust. Et selle nimel tahavad kõik erakonnad, et neil oleks seal oma jope, sest et keegi praegu päris 100% kindlalt ei oska ju öelda, mis 27. aasta Riigikogu valimistel saab. Kas need valimised üldse toimuvad muide? Mina esitan täiesti selle küsimuse, kui me vaatame, kui rajult praegu ja kui kiiresti maailmas asjad muutuvad, siis ei saa küll absoluutselt mürki võtta, et Euroopas, mis on otsustanud Donald Trumpile kaikaid kodarasse loopida igal sammul, et Euroopa riikides ei hakka
plahvatama sisepoliitikas tohutuid kraatreid järele jätvad pommid. Ja sellised pommid võivad plahvatada ka meil Eestis, isegi võib-olla enne presidendi valimisi. No ma selle tagatubade asja juurde tagasi tulles ütleks niimoodi, et mu meelest tagatuvad praegu testivad läbi ajakirjanduse ka muide, aga testivad erinevaid nimesid. Et no meil on terve hulk nimesid loobitud välja. Noh, loomulikult räägitakse Karisest. Karis ise on öelnud, et tema rohkem kandideerida ei taha. Täpsem sõnastus oli see, et peaks juhtuma väikest sorti ime, et ta uuesti kandideeriks. No imesid juhtub iga päev, mina usun sellesse küll. Ja võib-olla väiksem, võib-olla suurem sort, aga noh, Karise puhul on selge, et tema tahab mängida kindla peale mängu, tema tahab, et oleks tal hääled koos, siis kui tal on hääled koos, siis ta ütleb, et jah, ma olen nõus. Siis ta laseb ennast paluda. Et noh, nii nagu eelmine kord, eks ju, et ta kõigepealt lasi ennast paluda ja siis, kui oli selge, et ta saab ka hääled kokku, siis ta oli avalikult ütles välja, et ta tuleb. Nüüd, aga meile loobitakse siin teisi veel nimesid, meil on siin nii-öelda Ilvese nimekiri. Noh, Ilves on nii süvariik, üldse süvariik olla saab ja nii estofoobne no, ja Eesti vaenulik. Me ei oska öelda isegi, kui mitme süvariigi süvariik ta on. Noh, igal juhul ei ajada Eesti asja, et noh, tema loobib siin ka välja nimesid, noh, Küllike Sillast, et on maininud, kes on välisministeeriumis pikalt töötanud, siis Riina Kionkat, kes on ka, eks ole, noh, Ilvesega koos välisministeeriumis töötanud. No siis räägitakse Jüri Luigest, siis räägitakse Mati Maasikast, noh, Mati Maasikas on ka süvariik, täielik süvariik. No kes neist ei ole? No kes neist üldse ei ole ja loomulikult, no siis räägitakse Vsevjovist. Vsevjov täpselt samamoodi struktuurides töötanud eluaeg. Nii et noh, siin on ja loomulikult sotsid pressivad oma Marina Kaljuranda, kes on ühe korra juba olnud presidendikandidaat ja kellel tegelikult endal väga suurt huvi mulle tundub ei ole, sellepärast et temal on mõnus olla seal Brüsselis Europarlamendis kõrgema palga peal, kui Eesti president saab. Mitu korda kõrgema, noh palju kõrgema palga peal, kui Eesti president saab. Ja tööd väga vähe. Aga noh, nali on nüüd selles, et miks me sellest ka veel räägime, on see, et eelmisel, noh nüüd lõppeval nädalal siis meedias plahvatas tohutu pomm, kuidas sotsid ja refid läksid omavahel tülli ja hakkasid üksteist süüdistama valetamises ja siis tuli välja, et ei olnud valetamine, oli üksteisele sõnumite saatmine, noh seal on Lokilamas Tanel Kiik oli seal üks asjaosaline, Kristo Enn Vaga oli teine asjaosaline, mis on naljakas või noh, mis ei ole naljakas, aga mis on piinlik selle kõige juures on see, et me istusime Riigikogu vanematekogus arutati presidendi valimiste läbiviimist ja ka kandidaate ja võeti vastu selline pühalik otsus, et ennem kui hakatakse uute kandidaatidega tegelema, tuleb selgeks saada, kas istuv president Karis on nõus uuesti kandideerima või mitte. Kui ta on nõus uuesti kandideerima, siis tehakse parteide vahel siis nii-öelda ring ära, et kui palju tal toetust oleks ja kui tal on toetus olemas, siis uusi kandidaate ei ole mõtet hakata välja käimagi. Nii, see lepiti kokku ja ei läinud paari tundigi mööda, kui sotsid ja refikad juba omavahel vahetavad sõnumeid võimalike teiste kandidaatide osas, ehk siis noh, seda näitemängu ei mängitud mitte ainult avalikkusele, vaid mängiti ka teistele erakondadele seal, noh, eks me kõik saame aru, et meile mängitakse näitemängu, aga noh, see nahaalsus selle juures on ikkagi hämmastav. Ja siis nad läksid omavahel tülli sellega ja siis hakkasid üksteist nii-öelda välja lobisema või välja andma selle kõige jooksul. No see on lasteaia tase minu. Ma ei tea, see ei ole professionaalne poliitika pidamine. Aga noh, terve Eesti poliitika ongi lasteaia tasemel. Ollakse harjunud sellega, et me olime teatud stabiilses olukorras siiamaani kuni Donald Trumpi epohhi loovate initsiatiivide algatamiseni. Ja nüüd on see stabiilne olukord kadunud. Ja nüüd see seltskond ei oska tegelikult üldse enam. No, iga päev me näeme, kuidas nad ei saa hakkama. Iga päev me näeme, kuidas nad lihtsalt ei saa hakkama kõige elementaarsemate asjadega. Alates sellest, et nad ei suuda milleski kokku leppida ja lõpetades selles, et nad ei suuda kokkulepetest kinni pidada. Ja noh, kõrvale põikena võib siin öelda, et see, mida nüüd Kristen Michal on välja pakkunud, et me peame nüüd tohutu tormiliselt hakkama tegelema tehisintellektiga. No mina ütlen selle peale niimoodi, et sa ju Kulla Michal ütled välja praegu. Meie riigi juhtimisega hakkama ei saa. Kallis tehisintellekt AI, tule ja juhi meie eest riiki. Me anname sulle
sisendid ja sina ütle, mida me tegema peame. Et no, see täpselt on sinna maale jõudnud. Te ei saa mitte millegagi hakkama. Ja nüüd on teie viimane õlekõrs, et AI ütleks teile, mida teha. No aga AI tegi ju nendele selle sinimustvalge plaani. Seda nad ütlevad ka avalikult välja, et nende see nii-öelda suur poliitiline platvorm, mille nad enne valimisi välja käisid, mis võetakse kokku sõnadega, tegime Eesti korda, nüüd hakkame unistama. Et selle tegi ka AI ja AI eriti minu meelest lennukalt ei unistanud, AI unistas ise endast seal. aga selle... AI teeb seda, mida ta talle sisse annad, ega siis muidugi. Esialgu veel ei ole tehisintellekt nii võimekas, et ta mõtleks iseseisvalt. Tema mõtleb täpselt selles raamistuses, mis tema andmestik talle on ette pannud. Ja kui tema andmestik paneb ette niimoodi, et ta peab lahendama selle küsimuse mingisuguste jutupunktide raames, siis ta lahendab selle nende konkreetsete jutupunktide raames. Kui temalt küsitakse, kas Eesti peaks minema sõtta, siis tema ütleb, et kui talle on sisestatud, mis on Eesti sõjaline potentsiaal, siis ta ütleb sulle selle peale, et ei pea minema sõtta, sest et sellest ei tule midagi head välja, sest teil ei ole seda ja need, kellega te sõtta lähete, nendel on seda kordades rohkem. Et sellega ta saab hakkama. Aga kui sa annad talle ülesande, et ta ütleks sulle, et missugune on 100 aasta pärast Eesti, siis ta seda sulle ei ütle, sellepärast, et tal neid andmeid ei ole sisse söödetud. No ta ei oska ka unistada ja nii edasi, aga ehk AI ikkagi väga-väga kiiresti areneb. Me ei räägi siin aastatest ega isegi mitte kuudest, ta teeb hüppeid nädalatega ja hüpped on sellised, et ta, iga järgmine hüppe on mitu korda kõrgem hüppe, kui oli kõik eelmised hüpped kokku. Ehk siis see on väga kiire, väga suur, väga tõsine asi, mis toimub praegu ja sellest ei ole pääsu nagunii, ega meil siin AI maailmaga me peame kuidagi harjuma ja toime tulema ja ei tohi teda üle pealasta kasvada, aga ma tulen nende... No me ei otsusta seda. Ja ma just tahtsingi seda öelda, et see Eesti sinimustvalge plaan on, see on ju selge, et sinna AI-sse pandi sisse, tee sinimustvalge, tee rahvuslik. Et 4 aastat on Reformierakond kõik Eesti avalikud hooned, muuseumid, omavalitsused, koolid üle riputanud ühe teise riigi lippudega, Ukraina lippudega. Ja nüüd valimised hakkavad tulema, siis järsku on vaja sinimustvalget lippu. Et minge ikka lõpuni välja, minge valimistele vastu oma Ukraina lippudega, et ärge tulge siin teesklema, et te olete eestimeelsed. Te ei ole eestimeelsed, te pole lehvitanud Eesti lippe mitu aastat. Te olete sõimanud kõiki teisi, eelkõige EKRE-t, selle eest, et Eesti on tahtnud Eesti lippu lehvitada ja pidanud Eesti lippu lehvitamist Kremli-meelsuseks. Aga nüüd järsku ise ka lehvitate Eesti. No kus see Kremli-meelsus nüüd on järsku? Et see on ikka masendav, aga ma tuleks korra presidendivalimiste ikka juurde tagasi. Et minu meelest on praegu meil seis on selline, ajakirjandus või meediatöötajad, meedias töötavad propagandatöötajad, süvariigi suuvoodrid loobivad meile ette erinevaid nimesid, et testida neid nimesid, testida neid avalikkuses, kas kellelgi tuleb mingeid pahandusi välja või mingid kust poolt rünnakud hakkavad tulema, kuidas erinevad poliitilised jõud reageerivad, seda tuleb testida, eks ole. Siis vaadata, kellel on minekut ja kellel ei ole minekut. Ja muidugi siis selle testimise pealt antakse parteidele süvariigist vastavaid suuniseid. Ja kui me siin räägime Karisest, Karisel on ikkagi suhteliselt suured šansid tagasi saada, sellepärast et Keskerakond ja Isamaa on põhimõtteliselt otsustanud, et nad tahavad teda toetada. Ja ütleme siis niimoodi, et sotsid, Reformierakond ja Eesti 200 ei taha teda toetada, aga peaksid siis kokku leppima kelleski, kelle taha nad suudavad koonduda, et Karisest mööda minna. Aga siis nad peavad ikkagi kellegi veel leidma juurde. Just ja sellepärast nad neid nimesid loobivadki. Aga nüüd, mis nüüd on juhtunud, ma ei ole kuigi sageli nõus Valdo Randperega, kes on ka ikka omaette frukt Eesti poliitikas. Aga kui see nii-öelda sõnumite saatmine avalikustati siin ja siin Kiige ja Läänemetsa ja Kristo on väga omavahelised vaidlused, siis see, mida Valdo Randpere ütles, on minu meelest ikkagi väga tabas täppi. Et sa ei saa selliseid poliitilisi kuluaarivestlusi, selliseid omavahelisi, konfidentsiaalseid poliitilisi vorstikauplemisi avalikkuse ette viia. Siis sul lihtsalt pärast ei ole mitte kellegiga rääkida. Siis sind lihtsalt ei võeta enam sellesse juttu sisse. Ja nii lihtne see ongi, et kui sa tahad, sa ühe päeva sa saad endale teha siis aukuulsust ja tähelepanu.
ja sellega on mäng lõpetatud. Sind ei võeta enam sellesse juttu sisse. Ja põhjusega ei võeta, et sinuga ei saa kokku leppida, sest et sa lähed ja räägid selle kuhugi mujale edasi või rikud kokkulepet või pöörad selle jutu teise poole vastu, et see ei ole, niimoodi poliitikat teha ei saa, sa saed oksa, millele sa istud. Ja minu meelest on sotsid selle oksa ikkagi läbi saaginud, Reformierakonnast ma üldse ei räägi, nemad petavad alati kõiges ja kõiki, valetavad mitte ainult valijatele, valetavad ka kõigile oma poliitilistele konkurentidele. Aga kuna nad on nii suur jõud, siis poliitilised konkurendid peavad lihtsalt vahel selle kõik alla neelama. Aga sotside puhul ei pea alla neelama. Sots ei ole kellelgi vaja. Ja sotsid on mänginud ennast praegu selle rumala käiguga sellesse olukorda, et nad lihtsalt ühel hetkel pannakse fakti, et te peate nüüd tulema ja eks nad tulevad siis ka. Et kui kõik teised on kokku leppinud, siis neid pannakse fakti ette. Nendega tegelikult kokkulepet enam tegema ei hakata, nad pannakse fakti ette. Aga ühte asja ma tahaks veel selle presidendi valimiste teema juures puudutada, see on see, et meil aetakse seda asja koonusesse. Ja aetakse koonusesse sellega, et praeguses rahvusvahelises olukorras president peab olema meil välispoliitika guru ja välispoliitikas tugev ja välis- ja julgeolekupoliitikas ikkagi selline autoriteetne figuur. Ei pea. Kas president otsustab midagi välispoliitikast? Mitte midagi ei otsusta. Mitte midagi. President istub ja kiidab heaks või lükkab tagasi Riigikogus tulnud seaduseelnõusid. President käib emakeele päeval, algatab Kadrioru seal külma käes eestikeelsete tekstide lugemist. President teeb mingist presidendi matka ja Eesti president, kui ma ausalt teile ütlen, siis seni, kuni meil käib presidendi määramine ja rahvas presidenti valida ei saa, ei ole presidendil Eesti poliitikas mitte mingit mõtet. Mitte mingit mõtet ei ole. Meil on olemas õiguskantsler, meil on olemas Riigikohus selleks, et kontrollida seaduste vastavust põhiseadusele. Milleks seda presidenti meil vaja? Aga siin, see ongi minu kriitika ju Karise suhtes olnud. Presidendil on roll küll. Mitte poliitiline roll, aga põhiseaduslik roll. Ja see põhiseaduslik roll on mitte välispoliitika ega julgeolekupoliitika, kus ta on selle info sees, aga mitte otsustaja. Otsustaja on valitsus. Otsustab meil välisminister, kaitseminister, peaminister. Aga tal on põhiseaduslikkuse järelevalve roll on tal. Ja see põhiseaduslik, mida ta ei täida, ta ei ole hakkama sellega saanud. Ta ei ole, ta on rohkem lükanud seadus, ükskord ma taga sellel teemal rääkisin, ta ütles, ma olen rohkem seaduseid tagasi lükanud kui nii mõnigi teine president. See ei ole otseselt mõõdupuu. See mõõdupuu näitab seda, et meil on koalitsioon, Reformierakond Kaja Kallase juhtimisel ja Michali juhtimisel, kes on võtnud vastu enneolematult palju põhiseadusega vastuolus olevaid seaduseid, sest nad mitte lihtsalt ei arva, vaid saavadki teha, mida nad tahavad. Ja see on pannud presidendi olukorda, kus ta mõne asja peab tagasi ka lükkama, aga ta ei ole tegelikult põhiseaduse kaitsmisega hakkama saanud ja on igasugused asjad välja kuulutanud. Ja see on tema tegelik ainus roll ja sellega ta ka hakkama ei saa, et ütleme laste ja viljapeade silitamine, mis on see, mille tõttu tal on ju võrreldes päevapoliitikutega, valitsuspoliitikute, parlamendipoliitikutega palju suurem populaarsus, ei ole tegelikult põhiseaduslik roll. No ta kukkus ikka täielikult läbi juba siis, kui Kaja Kallas viskas Keskerakonna välja ja valitses üksinda. See oli põhiseaduslik kriis. See oli Eestis põhiseaduslik kriis, rõhutan seda. Ja ta vahtis näpp suus, ei liigutanud sõrmegi, ei öelnud, et ei. Niisugust olukorda Eestis olla ei saa, kus põhiseaduse vastaselt üks erakond kaaperdab võimu ja ei tee väljagi, et see on põhiseaduse vastane. Ei, siin ta ei täitnud oma rolli põhiseaduse valvurina. No neid seaduseid, ma ütlen veel kord, et kui Eestis lülitati tasa opositsioon ja tegelikult likvideeriti ära toimiv demokraatlik parlamentarism, sellega kui Hussar ja Kivimägi siis obstruktsiooni nii-öelda ära murdsid Riigikohtu abiga, siis ta oleks pidanud jätma välja kuulutamata kõik need seadused, mis võeti vastu kodukorda rikkudes ja põhiseadust rikkudes. Neid seaduseid tulisid vähemalt 10 tükki välja järjest ühe lühikese perioodi jooksul. Kui ta oleks neid jätnud välja kuulutamata, see oleks taltsutanud koalitsiooni. Aga tema kirjutas kõigile alla. Et selles mõttes minul ei ole, me oleme selle välja öelnud, ma ütlen selle veel kord välja, meie ei toeta teda, meie ei toetanud teda eelmine kord, kui ta tagasi valitakse, siis samamoodi nagu eelmine kord, ilma meie häälteta. Aga kõik me saame ka aru sellest mängust, mis siin käib ju sotside ja reffide ja Eesti 200 vahel. Selle mängu nimi on karis läbi kõrvetada.
et saaks minna järgmiste kandidaatide juurde, sest nad tegelikult ei taha, ükski neist 3 parteist ei taha Karist tagasi. Ma ei tea, miks, sellepärast, et Karis ei ole neid tegelikult ju otseselt kuidagi häirinud, kui me võrdleme seda, kuidas Kersti Kaljulaid Jüri Ratase teist valitsust ehk meie osalusega EKRE osalusega valitsust saboteeris, torpedeeris ja millist viha ta küttis üles meie vastu. Karis ei ole midagi sellist teinud, ei Reformile, ei Eesti 200-le, ei sotsidele. Et aga nii nagu see lahti lastud ametnik siin Riigikogus, kes pandi hasartmängumaksu seaduse siis käki eest vastutama. Ega see, et sa oled sellele liberaalsele globalistlikule kaabakakarjale mugav käsilane ei päästa sind. Kui vaja läheb, siis likvideeritakse sind ikka ära. Ja veel lõpetuseks, selle teema lõpetuseks ma tahan öelda, et sel hetkel, kui rahvas hakkab presidenti valima, on presidendil oma iseseisev rahvalt saadud mandaat ja sellisel juhul on tal ka selle mandaadi alusel autoriteet vastu astuda kõikidele põhiseaduslikust rikkuvatele ja muus mõttes Eestile vaenulike, kahjulike valitsuse ja Riigikogu või ka üksikute erakondade poolt astutud sammudele, sest siis on tal rahvalt saadud mandaat. Praegu on meil president, kellel rahvalt saadud mandaati ei ole ja sellepärast meil mängitaksegi seda lükkatõmba mängu. Raadiosaade Räägime asjast. Jätkame saadet, saate nimi on Räägime asjast räägivad Mart Helme ja mina olen Martin Helme ja räägiks siis sellest maksumaailmast, mis meil on. Reformierakond on kuulus, kunagi töötas välja loosungi maksudega ei mängita. Sellega ta ründasid siis Keskerakonna mõtet astmelise tulumaksu tegemiseks ja siis tulid ise võimule ja hakkasid maksudega mängima, ei ole ühtegi maksu, millega nad mänginud ei ole, tõstnud kõiki makse, tõstnud käibemaksu, tõstnud tulumaksu, tõstnud aktsiisimakse, kõiki aktsiisimakse, kütus, gaas, elekter, hasart on siis ainus, mida nad langetasid, tõstnud automaksu teinud, tõstnud maamaksu, et kõikide maksudega mängida. Ei, aga maksuküüru kaotasid. Ja, see on ka maksuga mängimine muide. Võit. Aga see on ka mängimine, see on olemasoleva toimiva süsteemi uppikeeramine oli see asi. Ja mänginud maksu lävendite ja asjadega kõige siin. Ja siis nüüd on meil tänu nende majanduspoliitikale on inimesed nii vaesed, et karjuvad, uluvad käes, surevad oma kodudesse külmumise kätte ära ja tulemas on üks neid maksutõususid, mille Reformierakond on koos, ärme unusta, koos sotside ja Eesti 200-ga ära teinud, tulemas on aktsiisitõus, elektri, gaasi ja kütuse aktsiisitõus ja see on tõus, mis tehti redeliga, igal aastal tõuseb natuke. Ja siis nad tahavad selle aastase tõusu nüüd on otsustanud valitsused jätavad ära, et inimestele appi tulla. Ärme neela seda konksu alla, et tegelikult on vaja siin paar asja selgeks teha. Esimene asi, see kütuse hind, mis te posti otsas näete, sõltumata sellest, kas kütuse hind on euro või 1,5 eurot või 2 eurot. Proportsioon on enam-vähem sama, eks ole. 60% sellest hinnast on riiklikud maksud. Aktsiisimaks, käibemaks, seal on väiksemaid pudisid juures veel, varude maksud ja muud asjad. 60% on maksud. Ehk siis kui oleks, ütleme, kui hind oleks, hästi, et oleks lihtsam arvutada, kui hind oleks euro, siis kui sa maksud ära võtad, siis saaks 40 sendiga osta. Kui hind on 2 eurot, võtad maksud ära, saad seal alla euroga osta 90 sendiga. Et 85-ga. Et selles mõttes see on küll valitsuse käes. Lisaks sellele on valitsuse käes kütuseturu kartelli ohjeldada. Et kui meie langetasime, tuletab meelde, kui meie langetasime kütuseaktsiisi diislile, siis kõik ütlesid, et ei kuulge, te teete lihtsalt kütuseärimeestele teete siin kasumit, et nad panevad selle raha taskusse, hind ei lange. Mina võtsin kütuseärimehed laua ümber, ütlesin niimoodi, et kui hakkab jura pihta, et maksulangetus ei jõua hinda, siis valitsusel on olemas vahendid, kuidas teid sundida, et te ikkagi maksulangetusega kaasa tuleksite ja ei pannud nad seda raha oma taskusse, tulid maksulangetusega kaasa ja tuligi hind posti otsas alla. Kohe nii kui maks langes, tuli posti otsas hind alla samal päeval. Nüüd vastupidi. Nüüd ütleb meile Heiti hääl või ma ei mäleta kumb hääl ikka Heiti vist oli, kes on ju ka kütusärimees, ütles, et
pange tähele, varsti tõuseb üle 2 euro, eks ole. Noh, tema juba teab, sest tema on see tõstja. Tema ongi see tõstja. Ja valitsus mitte midagi ei tee. Räägib, et nad tühistavad ära maksutõusu. Tegelik maksuplaan peaks olema oluliselt laiem. Mitte lihtsalt ei peaks rääkima sellest, et me jätame ära juba varem vastu võetud maksutõusu, vaid me pöörame tagasi kõik need maksutõusud, mille Reformierakond, Sotsid ja Eesti 200 on teinud meile viimase 4 aasta jooksul. Kõik need maksutõusud tuleb tagasi pöörata. Käibemaks alla, tagasi 20 peale, tulumaks alla, tagasi 20 peale, aktsiisimaksud miinimumi peale, mida Euroopa Liit meile ette näeb. Maamaks alla sinna, kus ta oli ennem tõstmisi ja automaks üldse ära lõpetada. Vot see oleks õige maksupakett praegu. Aga sellega meil ei tegeleta. No meil on naaberriik Läti, kus muide on praegu juba valitsus vastu võtnud otsuse, et vaatamata sellele, et turbulentsete sündmuste tagajärjel maailmaturul nafta ja gaasi hind tõuseb. Bensiini, konkreetselt autokütuste hinna puhul on nad võtnud vastu otsuse, et see ei tohi posti otsast tõusta rohkem kui 1,8 eurot. Saab küll. Ja ei ole siin mingit Putini maksu ega Trumpi maksu ega ma ei tea mingit muud kolmandat maksu. Kui ikkagi valitsus otsustab, et ei, meil inimeste heaolu ja majanduse toimimise seisukohast on mõistlik hoida seda hinda maas, siis valitsus saab seda teha. Aga meie valitsus ei taha seda teha, sest et meie valitsusel on 2 tagamõtet selle kütuse hinna tõusuga. Üks on see, et valitsuse rahakotti tuleb rohkem raha ju maksude pealt. See sama 60% läheb ju rahakotti. See 60% kogu summas suureneb ju. Ja teine on see, et juba on siin rohehullud välja käinud selle, et aga siis me sunnime inimesi ostma rohkem elektriautosid, just kui elekter oleks odav meil. Aga ma tahan siin väga huvitava punkti juurde panna. Vaata, kui valitsus koos teiste riikidega otsustas, et Eesti laseb turule oma kütusevarud. Ja need kütusevarud on ju soetatud odaval ajal. Et kuidas siis niimoodi, et me paiskame turule kütusevarud ja neid odavat kütusevaru, mille valitsus nüüd turule paiskab, ei too hinda alla. Et minu meelest peaks valitsus väga selgelt ütlema kõikidele bensiinijaamadele, on nad Circle K-d või on nad Olerexid või Nested või ükskõik mis. Teie saate meilt selle hinnaga kütust ja teie selle hinnaga kütust müüte ka turul edasi. Et see odav kütus, mille me turule praegu paneme, teie müüte edasi otse sama hinnaga. Mitte niimoodi, et teie võtate selle nüüd kuskilt meilt odavalt kätte ja müüte siis kallilt edasi. Et sellisel juhul ei ole nüüd mingit mõtet nende varude turule paiskamisel. Et kuidas need varud siis siis me raiskame odavalt ostetud varud lihtsalt ära ja hind alla ei tule ju. Ja no see on nüüd üle-euroopaline otsus. Varud paisata praegu turule, et siis leevendada seda hinna šokki ja mõnedes riikides, näiteks Inglismaal on praegu, Inglismaa ei ole küll Euroopa Liidus, aga Inglismaal on praegu juba lüüakse hädakella, et kütused saarel võivad hakata otsa saama, et lihtsalt mingil hetkel tanklast sa ei saagi. Et kuna ikkagi väga selge on näha, et mingi nädalapäevad on Hormusi väin sisuliselt kinni olnud, et sealt ei tule enam nii palju. Ja need on ikkagi suure tarbimisega riigid. See ei ole mingisugune 1,3 miljonit vaest inimest nagu meil Eestis, vaid seal on peaaegu 70 miljonit suhteliselt jõukal järel inimest, kes kõik sõidavad autoga, sest seal on kogu majandus, kogu logistika on üles ehitatud nii, et inimesed käivadki äärelinnades tööl ja nad on rajanud ka aastakümnete jooksul väga hästi ja efektiivselt toimuvad ühistranspordisüsteemid, alates rongiliiklusest, lõpetades maaluse rongiliiklusega ja muud igasugused bussiliiklused ja isegi kopteriliiklused. Sest turg on lihtsalt nii suur, et kõik mahuvad sinna turule oma niši. Aga meil, palun väga, 4 päeva hommikul rongiliiklus ei toiminud. Meil ei toimi midagi, sotsialismis asjad jäävadki toimimata, aga ma tahan selle inglise puudujäägi kohta öelda, et Hormusi väin ei puutu asjasse. Hormusi väinast liigub läbi kusagil maailmas natuke alla 100 miljoni barreli liigub päevas ja Hormusist kuskil 20 miljonit ehk siis 20%. Võib siin 20-25 oleneb, kuidas parasjagu on, aga põhimõtteliselt 20% enam-vähem Hormusest. Ja sellest 20% omakorda 80% liigub Aasiasse. India, Hiina, Lõuna-Korea, Jaapan. Kusjuures omakorda kõige suurem tükk on Hiina. Ehk siis teisisõnu, kui Iraan paneb Hormusi seisma, siis esimesena jääb oma varustatusest ilma
Hiina, nende peamine liitlane Hiina, mis on ka põhjus, miks Iraan päris tegelikult ei ole Hormust kinni pannud. Sest et esiteks on nende enda kõige suurem tuluallikas, no seal kuskil üle 60% nende riigi tulust tuleb sealt kaudu. Ja teiseks nende kõige suurem liitlane jääb ilma. Jaapan ja Hiina ja Lõuna-Korea on oma varud kasutusele võtnud, nende varud on seal mõnel riigil rohkem, Jaapanil kõige suuremad, seal mitu kuud, teistel riikidel seal kuskil 3-4 nädalat. Inglismaad see ei puuduta peaaegu üldse. Nende varustatus ei ole sellest häiritud. Küll aga tekitavad need samad valitsused nagu Inglismaal, nagu Eestis, tekitavadki paanikat, ajavad hinda ülesse, et saada rohkem maksu. Et see on, me peame nagu selles mõttes läbi nägema ka sellest, mis toimub. Aga ma tuleks korra selle maksu asja juurde tagasi, et meie tahtsime ju 24. aastal tahtsime teha Eestis ka eraldi pangamaksu. Et selline maks nagu tehtud oli juba Leedus, Leedu sel ajal arutas ja võttiski vastu selle seaduse. Ja tegi maksu pangandusele, mida meil Eestis öeldi selle peale, öeldi, oi, seda küll ei tohi teha. Siis lähevad intressid kõrgemaks ja siis laenu kätte saadavus inimestele läheb väiksemaks. Inimesed ei saa enam oma kodu osta ja siis kukub juba kinnisvaraturg kokku ja ühesõnaga kogu majandus kukub kokku, kui me võtame pankadelt, kes teenisid 1,2 miljardit kasumit ainult selle tõttu, et Euroopa Keskpank tõstis intressi ja meil on fikseeritud intress hakkas voolama pankadesse, ühtegi uut toodet turule ei toonud, ühtegi uut ei laiendanud turu mingisugust osa. Lihtsalt raha hakkas inimeste taskust voolama pankade taskusse. Leedukad vähemalt võtsid selle siis riigieelarvesse. Meil ei võetud. Meil Kaja Kallas sai kokku pangajuhtidega, ütles pankasid ei puuduta. Need on ainsad jälle hasartmängumaks oli üks, kus maks ei tõusnud ja pangad olid teised, kus maks ei tõusnud. Aga nüüd on meil võrdlus käes. Et nüüd on 3 aastat see või natuke vähem kui 3 aastat see pangamaks seal Leedus kehtinud. Eestis ei ole kehtinud. Ja samal ajal Eestis on olnud 3 aastat või 4 aastat järjest Reformierakonna poolt tekitatud majanduskriis ja Leedus on olnud majanduskasv. Ja me saame võrrelda siis, kuidas on edenenud kinnisvaraturg selle aja jooksul, võrdlus Eesti ja Leedu vahel, kuidas on arenenud pangandusturg, võrdlus Eesti ja Leedu vahel. Leedus on kõik parem kui meil. Leedus intressid on alla läinud, kinnisvaraturg on kasvanud ja pangateenused on kättesaadavad jätkuvalt. Mis Eestis on? Mõlemad on, kõverad on all. Kinnisvaraturg on alla läinud ja intressid on kasvanud. Ehk siis teisisõnu, kõik, mis meile räägiti nii-öelda spetsialistide poolt, oli täielik jamps. Leedukad tegid ära, said riigieelarvesse väga suure summa raha, meie laenasime turult, et lapsed saaksid seda raha tagasi maksta oma tööl käimise pealt. Ja, no ma tuleks tagasi muidugi nende eelnõude juurde ja nende initsiatiivide juurde, mis meil siin ka eelmisel nädalal Riigikogus olid, et siin Keskerakond, et käibemaksu toiduainetele alandada ja mitmed muud eelnõud. No, ma ütleks selle kõige kohta niimoodi, et see muidugi on kõik üks paras monkey business. Et tegelikult nad kõik teavad, nii Isamaa kui Keskerakond teab, et ükski nendest eelnõudest läbi ei lähe. See on lihtsalt niisugune pakasuha. Meie võitleme rahva heaolu eest. Meie võitleme inimeste eest. Aga tegelikult ei võitle. Tegelikult lihtsalt püüate jätta muljet, et võitlete. Ja kui te tõeliselt võitleksite, siis te tuleksite meie juurde, siis me istuksime 3, aga miks mitte ka 4 opositsioonielakorda, sotsid, kes ka ju ennast salgavalt inimeste eest võitlevad pärast seda, kui nad valitsusest välja kukkusid. Ja kõigi maksutõusude poolt hääletasid, automaksud, käibemaksud, kõik. Et paneme siis õlad kokku ja esitame ühiselt ja toetame ühiselt ja komisjonides, kus eelnõusid arutatakse, surume seda ühiselt, kaasame avalikkust, teeme üheskoos, ei, kõik tirivad tekki enda peale populistlikult ja tulemus on 0. Tulemus on 0. Kusjuures ega praegu on ikkagi Riigikogus on, see valitsus on muutumas vähemusvalitsuseks, et meil on komisjone, kust valitsuse eelnõud edasi ei liigu, sest komisjonides opositsiooni koalitsiooni tasakaal on õhkõrn, igas komisjonis on põhimõtteliselt enam-vähem üks inimene koalitsioonil rohkem kui opositsioonil ja kui kas keegi puudu on,
koalitsioonisaadik kohal ei ole või ei ole nõus millegagi, siis on eelnõu seisab. Siis hääletada ei saa. Meil on terve hulk eelnõusid, mis seisavadki komisjonides ja ei lähe saali. Sellepärast, et ka saalis ei pruugi siis hääled kokku tulla. Neid komisjon on rohkem kui üks. Riigikaitsest teavad kõik, aga meil on ka põhiseaduskomisjon lappab ja meil on mitmed teised komisjonid, mis lappavad. Ja ma arvan, et me liigume praegu üsna kiiresti vähemusvalitsuse suunas, et näis, mis need Riigikogu juhatuse valimised järgmisel nädalal on Riigikogu juhatuse valimised, et kui nüüd kõik läheb nii, nagu kõik räägivad, et läheb, siis juhatus jääb samaks, mis ta siiamaani on olnud, et Hussar jätkab, Kivimägi jätkab ja Arvo Aller jätkab. Vähemalt tänase päeva seisuga on kõik opositsioonierakonnad kinnitanud, et nad toetavad Allerit ja on koalitsioonierakonnad kinnitanud, et nad ei hakka koalitsiooni valikusse sekkuma. Aga nagu me nägime siin presidendi valimise teemal, siis ega ennem kui hääled koos on, ei ole võimalik nagu uskuda, mis sul tegelikult seis on. Aga ma siiski nagu arvan, samamoodi nagu selle presidendi valimistega, et sa ei saa väga palju kordi valetada poliitikas ja siis jätkata rõõmsalt, et see ei tööta. Aga ma arvan, et me liigume siin pärast neid juhatuse valimisi, me liigume üsna kiirete sammudega. Juba suveks me jõuame selgelt vähemusvalitsuse juurde. No ei tea. Mina arvan, et ikkagi mingil määral rivid püsivad koos kuni presidendi valimisteni ära. Et kõik need igasugused üksteise selja taga susserdamised ja pusserdamised, et ka need püütakse ikkagi läbi teha niimoodi, et see valitsus päris jämedat otsa käest ära ei annaks. Aga sügisel, ma arvan, pärast presidendi valimisi, siis läheb täielikult laperdama. Terve Eesti sisepoliitika läheb täielikult laperdama. Mu meelest laperdab praegu juba täiesti. Mu meelest see, mis toimub seal presidendi valimistega seoses, sotside ja Grefi vahel, see, mis toimub Riigikogu juhatusega valimisega, see, mis komisjonides toimub. Suures saalis ei ole meil mitte mingit tõsiseid eelnõusid. Jumal tänatud, sest kõik, mis tänane valitsus toob suurde saali, on katastroof. Ükskõik mis, kas need on mingisugused ilged euroregulatsioonid või see on, komisjonides tiirleb meil see välismaalaste seadus, massiimmigratsiooni seadus, meil tiirlevad siin. Valitsus on tegelikult ju ka vihakõne ehk selle samuse tsensuuriseaduse, siis on meil valitsus on ju põhimõtteliselt ka, me oleme kuhugi maale jõudnud selle Rootsi vangide toomisega, kõik, mis valitsus teeb, on õudus. Nii et kui need kuskil seal laagerdavad ja edasi ei jõua, siis see kõik on väga hästi, et Riigikogu saal on praegu üsna tühi ja liigub seal ainult pudi-padi. Aga selle pudi-padiga on ikkagi niimoodi, et vähemalt sügiseni mina vahepeal tuleb suvevaheaeg nagu nii istungite vaba periood. Aga ma arvan, et see rivi püsib ikka piisavalt koos, ja nad suudavad ikkagi ka hääletusdistsipliini hoida. Aga sügisel, kuna Eesti 200-l ei ole ju mitte mingisugust väljavaadet, kõige vähematki väljavaadet ei ole, siis see rivi laguneb laiali. Seal on juba praegu näha nihelemist, kes vaatab siin Isamaa poole, kes vaatab Keskerakonna poole, kes vaatab Reformierakonna poole. On ka sotside poole vaatajaid. Ja ikka põhimõtteliselt ikkagi peavoolu kartellierakondade poole. Ja ka meie neid ei taha ka kedagi. Jumala eest. Minu arvates Eesti 200 pale paljastus eelmisel nädalal niivõrd selgelt selle ametniku sundvallandamisega või selle ametniku hukkamisega, et päästa Kadri Tali ja Tanel Teini nahk nende hasartmängu seaduse läbisurumisega seoses. See oli nii häbiväärne, kui üldse olla saab. Kuidas sa inimene vaatad veel kellegile silma, kui aus inimene ei ole võimalik? Ei ole, seal ühtegi ausat inimest ei ole Eesti 200, aga ma uuesti ütlen, et nii nagu ka Karise puhul, et ega need ametnikud on ju 3 aastat kuulekalt teinud seda, mida koalitsioon käsib. Mitte nii nagu meie ajal. Kui meie olime valitsuses, siis ametnikud ei teinud nii, nagu poliitiline suunis oli, vaid ikka jaurasid, kuidas ei saa nii ja ei või nii ja lohistasid jalgu. Meie puhul ametnikud leidsid 105, kuidas ei olnud võimalik. Aga Reformierakonna Eesti 200 režiimi nad on kõik truult teeninud. Palju sest kasu on olnud? Oli kasu või? Lastakse lahti ikka.
See on kurjuse toimimise mehhanism. No võt, ja kui see... Nad kunagi ei hoia omasid. Kui see Eesti 200 nüüd laiali pudeneb ja ta pudeneb laiali, ma olen täiesti veendunud selles, võt, siis on seis selline, et sisuliselt Reformierakond jääb üksinda. Ja no tal ei ole mingisugust häälte ülekaalu enam, isegi mitte õhtkõrna. Ja tegelikult on ju see Reformierakonna probleem ka selles, et Michalil ei ole autoriteeti. Ega Kajal ei olnud ka iseseisvat autoriteeti, aga Kajal oli selja taga ikkagi Siim partei asutajana ja seal ikkagi tema omaaegset kompartei joped, kes veel olid suhteliselt niisuguselt teatud jõugrupi moodustasid Reformierakonnas. See seltskond on laiali lagunenud, sent surmale võlgu nii mõnigi juba seal ja neil ei ole autoriteetset liidrit. Ja Kajal ei olnud autoriteeti, aga Kaja vähemalt oli otsustav. Et need otsused olid õudsed, aga temal oli kama. Tema lasi lahti ministrid, oli valitses üksi. Ta sõitis kõigist üle. Nüüd me näeme Euroopa Komisjonis, kuidas ta teeb otsuseid ilma, et ta kellegiga nõu peaks, ilma, et ta kellegiga... Aga ta on ka isolatsioonis. Ja, aga ta tegi otsuseid. Michali puhul on see, et Michal tahab otsuseid vältida ja kui ta siis lõpuks teeb mingi otsuse, laseb kellegi teiste kätega neid ellu viia. See on ka, mida hullemaks seis läheb, seda raskemaks läheb see juhtimine. Aga mina arvan, et nad ei saa oodata presidendivalimisteni need Eesti 200-lased sellel lihtsal põhjusel, et tegelikult erakonnad teevad juba valimisnimekirja ja valimisnimekirjade tippusid. Ütleme, ringkondade põhiseid valimisnimekirjad on need, kust ju tulevad saadikud sisse, iga ringkonna esimene ots. Ja kui sa kaua passid, siis lähevad kohad eest lukku. Ja sa ei saa lihtsalt, sul ei ole enam võimalik üle minna teise erakonda. Ütleme, lähed Isamaasse, lähed sotsi. Öeldakse sulle, et jaa, aga ettepoole kui 3. kohale selles piirkonnas me sind panna ei saa, midagi teha ei ole. Aga sellepärast tung lähebki lahti eelkõige Isamaasse ja Keskerakonda, mis praegu on just nagu oma populaarsuse tipul ja seal loodavad kõik, et need saavad kahe peale siin kokku võib-olla 50 häält, eks ole, et seal me saame ka kuskilt 3. positsioonilt ja siis nad lähevad ära ministriteks ja me saame seal, eks ole, siis asendusliikmetena ja Reformierakonnal ei ole seda külgetõmbejõudu enam. Ja sotsidel ka mitte. Sotsidel, sotsid küll ise unistavad, et nad teevad kõigi aegade parema tulemuse siin tead umbes 20 kohast. Ei, kui süvariik neile teeb, ega me... Igast asjast võib unistada, aga seda ei tule. Tuleb ikka rõhutada seda, et küsitlustulemused on ju selleks, et sillutada teed valimisvõltsingu usutavusele. Et ärme nüüd neid küsitlustulemusi ka võtame. See on ju päevaselge, et praegu, nagu me ka eelmises saates rääkisime, Reformierakond tahetakse asendada teiste kontrolli all olevate erakondadega, milleks antud juhul on eelkõige Isamaa ja Keskerakond. Ja siis juba edasi vaadata, kuidas me järgmisi vaatusi mängime. Aga resümeerides seda maksudega alustasime ja maksudega lõpetame selle teema, ka inimeste elu nendest õugondlikest mängudest kergemaks ei lähe. See on kahjuks see kurb reaalsus. Raadiosaade Räägime asjast. Jätkame saadet, saate nimi Räägime asjast. Mart Helme ja mina Martin Helme räägime siis asjast. Muide, Mart loeb Õhtulehte, mina ei loe. Õhtulehes pidi ka olema siis koopeeritud meie pealkiri. Jaa, seal on ilmunud juba mitu korda mingisugused artiklid, mille sissejuhatav on Räägime asjast. Et tore, meie dikteerime Eesti poliitilist agendat rohkem kui peavoolu lehtede põhjal muljet võib jääda, sest meid ju hoitakse, ei kirjuta ju Postimees meist mitte midagi, mitte kunagi, ainult siis, kui midagi halba saab. Vaikitakse maha, ERR-iga enam-vähem sama. Delfi rohkem sõimab meid, annab meile meie sõimamiseks rohkem ruumi, aga head kunagi ei räägi. Aga tegelikult kõik teraselt kullipilguga jälgivad, mida Helmed räägivad. Kunagi oli üks Ameerika senaator Jesse Helms ja siis oli niimoodi, ma mäletan, et nii demokraadid kui vabariiklased, ta oli vabariiklane, ta oli väga krõbe konservatiiv
ja siis kui mingid eelnõud olid ja siis oli ikka niimoodi, et nii demokraadid kui vabariiklased ütlesid, et ei noh, kõigepealt me peame teada saama, mida arvab sellest Jesse Helms ja siis me langetame oma otsuse. Et meil on Eestis sama. Kõigepealt peame teada saama, mida arvavad Helmed ja siis me saame oma asjadega edasi minna. No igatahes EKRE retoorika õitseb ja kasvab, nii et õhtul eest ka räägib asjast. Aga no lähme nüüd NATO ja Euroopa Liidu juurde, et meil on eks me seda geopoliitikat oleme siin lahti üritanud harutada erinevate teemade kaudu ja ega me midagi teha ei ole. Jälle jõuame otsapidi Trumpini ja ka Iraanini, aga see, miks me NATOst räägime, on minu meelest jälle me peame ümber lükkama või korrigeerima seda vale või võlts narratiivi, mida Eesti peavoolumeediad, et näed, Trump on jäänud oma sõjaga Iraanis üksi, NATO riigid ei tahtnud keegi talle appi minna. Ja kas meelega või puhtast rumalusest ei ole üldse aru saadud, milleks Trump selle üleskutse või kutse tulla Hormusis appi üldse tegi. Ta tegi selle jaoks, et tõestada eurooplastele kahte asja. Esiteks neil puudub poliitiline tahe NATO liitlusesse nii-öelda panustada. Teiseks neil puudub sõjaline võimekus. Tegelikult sõjaliselt abiks olla ameeriklastele. Ja ta ütles selle päris robustselt välja ka, et juba mõni nädal tagasi, siis kui ta soovis, et inglased saadaksid sinna lennuki emalaeva ja siis Keir Starmer, Inglise peaminister, tükk aega kuidagi mängis karikakra mängu ja siis lõpuks ütles, et no hea, küll me saadame, aga meil võtab mitu kuud aega, sest meie lennuki emalaevad on nii halvas seisus, et need tuleb kõigepealt remontida. Ja siis ütles Trump, et meil selliseid liitlasi pole vaja, kes tulevad meile sõjas appi siis, kui me juba võitnud oleme. Ja nüüd selle Hormusi väina lahti hoidmisega täpselt sama asja ütles Trump, et teil on seda Hormusi väina rohkem vaja kui meil, mis on muide väga täpne. Mis on täpne. Ameeriklased on saavutanud energiasõltumatuse. Nad toodavad rohkem, kui neil endal vaja on. Nad toodavad nii LNG gaasi kui naftat. Pärast seda, kui nad Venezuela on ära võtnud või Venezuela nii-öelda tõmmanud oma majandus sellisesse toimimisse sisse. Venezuela nafta jõuab üsna kiiresti Ameerikasse, siis Ameerika Ühendriikidesse. Et neil on energiat rohkem, kui nad ise vajavad. Aasia on puudujäägis ja Euroopa on puudujäägis. Ja eriti just Aasia on see, kes saab otse sealt. Aga LNG gaasi said muide eurooplased ka Katari oma ja teiste seal Araabia Ühendemiraatide LNG gaasi nad said sealt. Nii et eurooplased on need, kellel on vaja, et see meretee oleks lahti. Ja Trump pani neile põhimõtteliselt lõksu ette. Ja eurooplased jalutasid otse lõksu sisse. Ja nüüd selle lõksu tagajärjeks on mitu erinevat asja, mida Trump on öelnud või saabki öelda. Esiteks, meil ei ole NATO-t vaja, mis teist kasu on. Teiseks, kui teie meelest Iraani sõda ei puuduta teisse, siis äkki meie meelest Ukraina sõda ei puuduta meisse. Ehk siis minu meelest ta väga süstemaatiliselt kas surub eurooplasi muutma oma hoiakuid või jätab eurooplased nii-öelda külma kätte, kus eurooplasedel läheb väga-väga raskeks, väga-väga raskeks. Ei no mis külma kätte, tegelikult on ju selge ka see, et Iraani, sisuliselt on Iraan ikkagi praegu põlvili surutud täiesti. Nad küll jätkavad vastupanu. Ma saan aru ka, Iraani positsioon on niisugune, et neil mulladel ei olegi muud, nad on nurka surutud. No mullasid ei ole enam, oleme, kes see mullad on. Kogu aeg kerkib nagu üles poole. Need, kes olid enne mingisugused alllastme juhid või need muudkui eest tapetakse neid kõrgemaid ära, need altpoolt kerkivad nagu vankast tankad üles. Riigi võimus, riigi siseselt on võimu üle võtnud ikkagi revolutsiooni kaardivägi. Ja nüüd ongi küsimus selles, et see revolutsiooni kaardivägi oma juhtidega tuleb, nende juhid tuleb samuti nagu muruniidukega kogu aeg maha nühkida ja tekitada olukord, kus revolutsiooni kaardivägi ühel hetkel on sunnitud alluma tsiviilkontrollile, sest siiani ta ei allu. Ja siin tuleb mängu, muide mitte nüüd otseselt tsiviilkontroll, vaid tegelikult praeguseks praktiliselt sõjast kõrvale jäänud Iraani armee, mis on ilmalik ja mis on sõltumatusest revolutsiooni kaardiväest ja mis võib ühel hetkel osutuda altpoolt üles kerkinud ja läbirääkimisteks valmis tsiviiljuhtide jõuõlaks,
et suruda see revolutsiooni kaardivägi positsiooni, kus nad on sunnitud alluma või nad hävitatakse? No hävitatakse, me pidime NATOst rääkima, aga see on see taustalugu, eks ole, hävitatakse seal nüüd järjest, et sellel nädalal löödi maha Ali Larijani, kes on üks äärmuslasimaid seal oli ka ja kes oli üks suuremaid selliseid ajusid selle tuumaprogrammi taga. Siis löödi seal sama julgeolekuminister maha, löödi maha revolutsiooni kaardiväe, ma ei mäleta enam missuguse valdkonna või üksuse juhe, et seal nagu tapetakse neid järjest. Ja president, mis ta nimi oli, mul on ajukramp, ma ei suuda ta nime öelda. President, kes on selles võimuhierarhias ilmaliku võimu kõige kõrgem juht, aga allub tegelikult siis sellele klerikaalsele võimule. See on võib-olla on kuulujutt, avalikult ta ei ole seda öelnud, aga on andnud märku, et ta võib-olla loobub võimust üldse, sest et tal puudub võimalus oma mandaati täita. Nii et seal see asi edeneb, aga ma tulen tagasi selle NATO ja selle kaudu ka Euroopa Liidu juurde, et mida me oleme näinud sellel nädalal Euroopa Liidus näiteks überglobalist, õudne demokraatia vaenlane Donald Tusk, Poola peaminister ju, kes nii-öelda pärast konservatiive võimule tuli, kes hakkas koheselt vallandama ajakirjanikke, kohtunikke, riigiametnikke, kuulutas kriminaalkorras tagaotsitavaks, lasi kuulutada endiseid ministreid, täielik autokraat. Mille peale muidugi meil keegi ei piiksata ka, meie ikka ajame taga autokraatia Ungaris ja mitte Poolas. Tema hoiatas, et Poola opositsioon, mis on muide väga tugev opositsioon ja mis on ka populaarne opositsioon, et kui nemad võimule saavad, siis Poola lahkub Euroopa Liidust. Mis on, mis selles mõttes näitab, kus see tegelik arutelu ja hirm on peavoolul. Itaalia andis sel nädalal teada, et nad võib-olla loobuvad nii-öelda ühepoolselt või ilma Brüsseliga kokku leppimata CO2 kaubandusest. Terve hulk riike on öelnud, et nad ei ole nii või naa ei kavatse täita Brüsseli poolt paika pandud immigratsioonireeglistikku. Tegelikult juba loobutakse CO2 ja sellest nii-öelda net zero reeglistikust. Ehk siis see käriseb igast otsast. See käriseb, ja peale selle on komisjonis kodusõda. Meie loeme siin uudiseid, kuidas Kaja Kallas ja Ursula von der Leyen omavahel kassi-kätsi peavad, aga see on sümptom. See on sümptom sellest, kuidas võimumehhanism ei toimi enam, nii nagu ta seni vähemalt toimis. Iga natukese aadangad saab Ursula von der Leyen saab umbusaldusi parlamendis, mõned on päris lähedale jõudnud juba häälte enamusele. Et kogu see asi laperdab. Ja sinna kõrvale siis see, et Trump on öelnud, tal NATO-t niisugusel kujul vaja ei ole. Et see räägib meile sellest, et kõik need suured rahvusvahelised globalistlikud institutsioonid, mille najale on üles ehitatud, rohepööre, homopööre, massiimmigratsioon, kogu see jälgimisühiskond, et need meie silme all lagunevad. Ja mõnele see võib-olla meeldib, mina olen kindlasti selliste globalistlikke institutsioonide lagunemise pooldaja, sest see võimaldab uuesti riikidel nagu ka Eesti saada iseseisvaks, päriselt iseseisvaks, aga kindlasti paljudele see ei meeldi. Aga küsimus ei ole selles, kas meeldib või ei meeldib, küsimus on selles, et see juhtub meie silme all ja mida me nüüd siis edasi teeme. Need on objektiivsed protsessid ja küsimus ongi selles, mida me edasi teeme. Lugesin Michali artiklit, kuidas Reformierakond seisab endiselt Euroopa Liidu tugeva ja demokraatliku Euroopa Liidu eest. Kumbagi ei eksisteeri. Ja sa võid ju seista, ma lugesin 1990. aastal ka, kuidas Nõukogude Liit on endiselt tugev ja õitseb ja rahvaste sõprust on vääramatu ja lõppes väga ruttu ära, kui see õitseb rahvaste sõprus. Et me näeme praegu seda sama. Aga küsimus ongi selles, et meie süvariik püüab endiselt hoida võimul nendele globalistlikele initsiatiividele lojaalseid jõudusid ja lojaalseid poliitikuid. Ja see on läbi kukkumisele määratud. Ja mida kauem seda püsti hoitakse, seda katastroofilisem saab olema see kokkukukkumine. Sest ega siis Eestit ei jäta kõik need tagasilöögid puutumata. Loomulikult jätavad. Kui ikka gaasi hind praegu viskab 30% üles, nagu on ennustus siin viimastel päevadel tulnud,
siis see lööb ju täielikult ja lõplikult Euroopa majanduse jalust maha. Meil mida tehakse? Meil pannakse kinni põlevkivi ja asemele ehitatakse tuulikuid, päikeseparke ja gaasiturbiinidega elektrijaamasid, mis on kallimad, investeering tuleb teha, meil on põlevkivijaamad töötavad, aga kõrvale ehitatakse siis uus kapitalikuluga gaasijaam. Gaas on kallim materjal, gaas on kallim kütus, kui on põlevkivi, aga näe, ehitame, et täiesti debiilne. Ja kui me seda hinnatõusu vaatame, siis see on veel debiilsem. Nii et me oleme praegu selles olukorras, kus nii NATO kui Euroopa Liit on oma lakkamise kursil, nad entroopiliselt võivad ju jätkata veel funktsioneerimist. Rahvaste Liit jätkas ka funktsioneerimist veel teise maailmasõja ajal ja isegi natuke aega pärast teist maailmasõda, aga mitte mingit mõju maailmas toimuvatele protsessidele sellel organisatsioonil enam ei olnud. Ja sama võime praegu öelda ÜRO kohta. Mis asi on ÜRO? Mida ta mõjutab? Mis on nüüd? ÜRO peasekretär Gutierrez kutsuti Euroopa Liidu ülemkogule juttu ajama. Juttu nad võivad ajada. Omavahel räägivadki ju. Need NATO, Euroopa Liit, Iraan, need saavad kõik ühes punktis kokku. Et Iraani see Hormusi väina kinni panemine, ühe teooria kohaselt, kui Ameerika, meile esitatud versioon on jälle see, Trump ei suutnud ette näha ja Trump on võimetu seda tegema. Aga kui me vaatame seda asja teise nurga alt, selle nurga alt, et Trump süstemaatiliselt likvideerib oma geopoliitilisi rivaale ja ideoloogilisi vastaseid, kelleks Euroopa Liit on ennast selgelt positsioneerinud. Euroopa Liit on kuulutanud ennast maaga liikumise vaenulikuks. Siis kui sa lased iraanlastel hoida Hormusi väina kinni, kes kannatab? Aasia ehk Hiina, Ameerika suur konkurent ja Euroopa Liit. Ja nüüd me jõuame sellesse, Euroopa rahvad on juba tänaseks päevaks, nagu me kõik kuuleme kogu aeg, äärmuslaste poole pöördunud, populistide ja äärmuslaste poole pöördunud, eks ole, Prantsusmaal, Rassemblee National, AFD Saksamaal, Orban Ungaris, nii edasi, need kõik need nii-öelda rahvuslikud või äärmuslikud, tegelikult rahvuslikud jõud, mida hullemaks läheb majandusolukord energiakriisiga, seda kiiremini toimub poliitiline ümberrivistumine nende jõudude kasuks. Ja see on ameeriklastele kasulik. Nii et see Hormusi suletuna hoidmine või suletuna lubada iraanlastel seda nii-öelda terroriseerida võib olla üldse ameeriklaste plaan. Ja siin on üks asi veel, et maailmas on mingisugune umbes 1000 naftatankerit või natuke rohkem neid ja Hormusi lahest käib läbi kuskil 60-70 tükki päevas tavalisel ajal. Aga kõik need naftatankerid on muidu kogu aeg töös. Täna seisab seal, suur osa neist lihtsalt seisab, 1000 tükki seisabki seal. Maailmas on neid rohkem 10 000. Aga 1000 tükki seisab seal ja need ei vea naftat ringi, mis tähendab seda, et Ameerika odav nafta jääb Ameerikasse, ei jõua Aasiasse, ei jõua Euroopasse, sest laevu ei ole. Laevad seisavad seal kinni. See tähendab seda, et kui kõik räägivad, et aga näe, ameeriklastel nüüd tulevad valimised, vahevalimised ja kõrge energiahind töötab Trumpi vastu. Ameerikas ei tule kõrget energiahinda. Vastupidi, kuna nad seda eksportida ei saa, siis läheb hind veelgi alla. Euroopas tulevad kallid hinnad. Ega Trump ei ole varjanud põhimõtteliselt seda, et tema eesmärk ongi senine maailmakord lammutada ja ehitada üles uus. Ja vale on see arvamus, et see uus maailmakord, mida ta ehitab, et selles Ameerika Ühendriikide roll ja mõju saavad olema väiksemad kui siiani, vastupidi. Nii, meie aeg sai otsa. Täname kõiki kuulamast, vaatamast. Olge meiega jälle järgmisel nädalal. Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetist uueduudised.ee